See siin on uus Land Cruiser ja see siin taustal on Namibia. Ja põhjus, miks me oleme tulnud nii kaugele, on väga lihtne. Toyota tahab tõestada, et tegu ei ole nipsasja, vaid päris tõsise tööriistaga. Ja selle tõestamiseks on kokku pandud üpris metsik programm. Namibia on selleks täpselt sobiv paik. 3 päeva jooksul saame sõita kohtades, millest siinmail vaid unistada võiks. Rannad, liivatüünid, kaljud, nii kuivanud kui mudased jõesängid ja nii edasi. Namibia valik sõidutestiks on eriti paslika seetõttu, et enamus Namibias kasutatavaid autosid on maasturid, millest omakorda enamus on Toyotad. Nii hiluksid Pradod kui Land Cruiserid on siin märgataval aukohal ning kohalike sõnul on põhjuseks muuhulgas vastupidavus ning lihtne, kiire ja odav hooldus ja parandus. Lisaks kuulen ka kohaliku vanasõna. Land Cruiser viib sind kohale kuhu iganes ja toob tagasi ka. Esimesel päeval on sõiduprogramm üpris tagasihoidlik. Sõidame ookeanikaldal ja liivaluidetel, peatume kuivale sõidetud laeva juures ja teeme turistiklõpse ning kihutame siis mööda maanteed esimest sööbimiskohta. Kohale jõudes antakse soovijatele muuhulgas ka erakordne võimalus kogenud kalamehe käe all haikalu püüda. Kui näkib, antakse ritv kätte ning ole mees ja tiri välja. Ja kui kala käes, siis konk suust kätte ja kala vette tagasi. Teise päeva sõiduprogramm tundub esimesega võrreldes juba palju nõudlikum olevat. Läheme kaljudele ja kiviklibule ronima, kuivanud jõesängi rallima ning pärast tüünidele kihutama ja umbes 0,5 kuni meetri sügavust veetakistust läbima. Niisiis, täpselt mille abil Land Cruiser meid sealt üle ja läbi aitab? Nii, räägime kõigepealt sellest, mis on uut. Uuel Land Cruiseril on peal kõik uute autode puhul harjumuspäraseks saanud abid, alates joonehoidjast, parkimissensoritest, tagurdamiskaameratest kuni ventileeritud esiistmeteni välja. Aga mis põhiline on see, mis jääb siia keskele. Siin on kõik, mis seondub maastikusõiduga. Siia jäävad nii 2-astmeline veojõukontroll kui käsitsi auto kõrguse muutmine, aeglusti nii käsitsi kui automaatselt pinnase valimine, mille peal sa sõidad, diferentsiaali lukk ning ka automaatne edasiliikumine. Ehk siis Land Cruiser oskab roomata. Ta oskab kuni 5 kilomeetrit tunnis liikuda iseseisvalt edasi, sina ei pea muud tegema, kui ainult rooli keerama. Ja Land Cruiser saab ise aru, mille peal sa sõidad ja otsustab seda, kuidas veojõudu kõige paremini jagada. Ja senimaani on ta sellega väga hästi hakkama saanud. Kellel vähegi soovi on, siis kinnijäämine on ka nende abilistega siiski võimalik. Kui näiteks kaaskeset veetakistuse läbimist lihtsalt lahti lasta. Sellisel juhul tulevad meie abivalmid instruktorid ja tirivad sind välja. Kui aga midagi lolli mitte teha, saab länkar eelnimetatud kohale viimise ja tagasi toomisega suurepäraselt hakkama. Samal ajal, kui kolonn seisis, anti autodest väljunutele karm käsk mitte võsa sisse ronida. Õhtul laagripaigas saime ka teada, miks. Meile tuli rääkima kohalik lõviekspert, kelle ülesandeks on muuhulgas lõvisid elektrooniliste jälitajatega varustada ning nende liikumisi jälgida. Sel ajal, kui meie rõõmsalt veetakistuse juures ringi kondasime, oli tema ametis 4-pealise lõvikarja jälgimisega, kes meist umbes 50 meetri kaugusel võsas leiva luusse lasid. Seekord läks kõik siiski hästi ja vist kõik jõudsid ka järgmisse laagripaika. Igatahes senimaani ei olnud länkar minu käes veel hätta jäänud. Viimasel päeval sõidame veel veidi kaljudel ja liivastes jõesängides, kuid mingeid suuri proovikivisid meie teel enam ees ei seisa. Küll aga on nende päevade jooksul selgeks saanud ka mõned länkari puudujääkidest. Nii, aga räägime miinustest ka. Tegelikult ei ole neid eriti palju, aga nad kõik on senimaani koorunud välja seoses mugavusega. Ehk siis, esiteks sõidumüra on üpris palju. Ükskõik, mis pinnasel sa ei sõida, siin Namibias on väga iseloomulikud sellised
kruusateed, mis on segatud soolaga, mis näevad välja nagu asfalt, aga on meeletult siledad. Sellegi poolest rehvimüra on seal peal sõites meeletu ja samamoodi ka mis iganes muul pinnasel. Et heliisolatsiooni osas võiks natukene öelda, et arenguruumi veel on. Ja teiseks miinuseks on paraku jäikus. Ehk siis hoolimata pinnasest, millel sa sõidad, raputab ta ikkagi üpris korralikult. Kuigi tal on 5 erinevat sõidurežiimi, siis need muudatused vedrustusele on vaevu märgatavad. Aga kui sa oled maastikul, siis see ununeb õnneks täiesti ära. Lõppkokkuvõttes aga polegi need puudujäägid niivõrd tähtsad. Maastikusõit on meeletult lõbus niikuinii ja see hävitaks pool kogemust, kui vati sees istuksid. Lisaks on kogu üritus tunnustuseks Land Cruiserite vastupidavusele. Kogu programm toimus 4 erineva grupiga järjest ning mina olin 3. Samad autod, sama jõhker marsruut, ei mingit hooldust ja kõik jooksid kui õlitatult ning ilma ühegi mureta. Uus Land Cruiser ei ole see auto, millelt meeletult sõidumugavust otsida ja millega linna vahel poosetada. Ta on tõsine tööriist, täpselt nagu see sama Lankar, millest aastal 1951 kõik alguse sai. Viib su kohale ning toob tagasi ka.